Tämä on nyt erakordne võimalus olla Nõmmes. Kõigepealt muuseum on meie kavad, meile räägitada, kes teab Nõmmest kõike, võiks küll öelda Veholev muuseum, kes on ka raamatut kirjutanud. Nii et otse käest ja leiate neid ka raamatukauplustest veel. Ja täna on meil ka Nõmmel elavaid seltsiliikmeid, kes on ka täna siin. See jah, meie seinakell on nagu näete natukene segaseks läinud, ta arvab vist, et kell on 12, mitte üks vana ajajärg, lööb sinna augu. No näete, lõpetas ära. Nii et tervitan teid siis praegu Nõmme muuseumis. Õigemini me oleme Nõmme raudteejaamas ja raudteejaam või see Nõmme raudteepeatus siis eelmine aasta tähistas 150. juubelit, siis 15. juuni 1872, keegi on leidnud. Et jah, eelmine aasta siis oli jah 150. juubel Nõmme jaama võeti Nõmme raudteepeatusel, sest alguses ta ei olnud mitte Nõmme, vaid oli peatus 7. verstal, sellepärast et tol ajal oli komme ja minu teada ka praegu suurel Venemaal on komme neid väikseid peatusi nimetada mingisuguste kilomeetrite järgi. Ma kunagi mäletan, et kuskil Venemaal ma nägin mingid raudteepeatust, ma mäletan 468. kilomeetril umbes selline raudteepeatus oli ka tegelikult. Aga sellega oli nüüd niisugune probleem, et tegelikult tolleaegses raudteel arvestati kilomeetrid või siis verstasid, mitte Tallinnast, no see oli Tallinn, tähendab Tallinni-Paldiski raudtee, vaid tegelikult tuli verstasi arvestada lõpppeatusest, et Paldiskist. Paldiskist arvestades oleks Nõmme pidanud olema peatus 38. verstal. Sellepärast siis 2 aasta pärast vaadati, et siin lähedal on Nõmme kõrts ja nimetati siis peatus ümber Nõmmeks. No hiljem sai ta siis pooljaamaks, juba tehti alutee ja tehti platvorm, algselt oli ainult üks väike varikatus ja alles 1905. aastal ehitati esimene raudteejaama hoone siia, see oli niisugune puust jaama paviljon. 1912. aastal laiendati see teise paviljonina veel teisele poole ja see 2 paviljoni vaheline kivi tulemüür on praeguseni näha. Aga see jaamahoone konkreetselt siis ehitati 1930 kivi tellistest, nii et varem oli siin puust jaamahoone. Ja samas siis 1914 tehti siia ka see varikatus, mis vahepeal veel lammutati ära, aga siis 1997. aastal ja siis 1997. aastat see varikatus. Nii et siukene on selle jaama ajaloo. Aga nüüd natuke sellest jaama ajaloost veel minna, siis järgmine aasta on järgmine juubel, nimelt septembris, 20. septembril möödub järgmine aasta siis 100 aastat elektriraudtee, siis Tallinn-Pääsküla elektriraudtee käima panemust. Ja kui kes mäletavad Nõukogude Liidu aega, siis see Nõukogude Liidu on niisugune viktoriini küsimus, et missugune Nõukogude Liidu kõige vanem elektriraudtee. See oligi Tallinn-Pääsküla elektriraudtee. Raudtee käima panemisega saadi siis ka raudteepeatuseid tihendada, sellepärast et kui vanasti sõitis aururong, ega aururong iga kilomeetri tagant kinni pidada ei saanud, ta võitis alles kilomeetri voo üles, nii et tegelikult kui Nõmmel oli 1872, 1873 tuli Saue peatus. Varem oli ainult niimoodi, et Tallinn, Keila, Klooga, Paldiski, rohkem peatus ei olnud. Ja 73 tuli siis Niitvälja ja Saue. Ja peale siis 1923, see nüüd 100 aastat tagasi tuli Järve raudteepeatus. Ja siis kui nüüd see elektriraudtee tuli, siis hakati tihendama kõigepealt siis samal 24. aastal tuli Kivimäe, 26. aastal Hiiu ja Rahumäe raudteepeatused ja tänu sellele sai Nõmmega niimoodi pikki raudteed edasi areneda.
aga nüüd läksin natukene ette, aga jõuame sinna, lähme ikka sinna Kleeni aega tagasi, et need, nagu ma ütlesin, raudteepeatus rajati, raudteepeatus tegelikult rajati inimeste soovil, inimesed kirjutasid nii-öelda ajakirjandusse, avaldasid soovi, et kuna siin niikuinii käidi nii-öelda nagu öelda tollal Grüünes siin Nõmme mändide all, aga transport oli väga viles, mingi plaan vankriga mööda Pärnu maanteed tuli siia lopistada, selge see, et taheti raudteepeatus saada, siis nagu ma ütlesin, siis 1872 seda saadi. Järgmisel aastal, see on siis nüüd, sel aastal 150 aastat tagasi oktoobris andis Kleen siin välja ka esimese suvilakrundi. Siinsamas raudtee ülesõidu juures oli see niisugusele mehele nagu Pihelmannile anti välja suvilakrunt, tollal küll mitte müüdud krunt, vaid anti rendile maa, sellepärast et Balti eriseadus keelas rüütlemõisate tükeldamise. Ja alles 1880 Kleen siis kuidagi seal Peterburis tegi lobitööd ja sai selle õigusega neid suvilaid müüa, sest inimesed tahtsid ikka endale midagi päriseks osta. Ja kuna maa oli siit tollal Nõmmel oli odavam kui Tallinnas, siis hakati tasapisi edaspidi ka neid algseid neid suvilaid ehitama ka niimoodi aastaringseks elamiseks. Me eriti esimese maailmasõja ajal, või enne seda, kui hakkas Peeter Suure mere kindluse rajamine, Tallinn oli selle üheks keskuseks, siis läks maa kalliks ja palju inimesi tuli Tallinnasse juurde ja siis hakati Nõmmele juba püsivat elamist looma, sest et esialgu need suvilad olid ju praktiliselt ilma vundamendid, kerged ehitused, ei olnud seal küttekollet ega midagi, lihtsalt suvel elamiseks, aga siis tehti juba paremaks. Need, ütleme, aastal 1900 oli Nõmmel kuskil 1000 püsielanikku ja suvel siis veel lisandus 4000 inimest, kes Tallinnast tulid siia suvitama, aga suurte pühade ajal, näiteks nelipühid ja niisugune tuli Nõmmele ka väga massiliselt inimesi, on teada, et 1902 oli siin nelipühada 40 000 inimest umbes tuli Nõmmele. Ja muidugi siin tekkisid ka igasugused korraprobleemid, selge see, kui siuksed massid on kohal, sellest on väga piltlikult või niimoodi markantselt kirjutanud küll Varju nime Siim Sõnaja nime all Eduard Vilde, nendest, kuidas siin Nõmmele tuldi, et nagu silgud kütis oli rongis, rong oli puupüsti täis ja siis vaatas, et kuskil kerkis tolmu ja verenired olid tee peal ka siin jälle kakeldi, et see on Nõmme tavaline tegevus suvel ja siis lõpuks oli see nagu tollaline politseikroonika järgmine päev ütles, et nii palju kaklusi oli ja 3 inimest said päris ära tapetud. Päris metsik lääs oli siin, ütleme niimoodi. No ja siis Kleen vaatas, et tema sellega nagu üksinda toime ei tule enam ja siis asutas ta 1908. aastal Nõmme Eakorra Seltsi Voorvast Verein siis saksa keeles ja sinna ta koondas siis kohalikud ärksamad tegelased, näiteks Wilhelm Volkmann, kes oli siia Nõmmel juba Valdeku tänavale sanatooriumi juba rajanud ja niisugused ärksamad tegelased, põhiliselt balti sakslased. Ja siis hakati nagu seda Nõmmet nagu plaanipäraselt arendama. Kõigepealt siis taotleti turupidamise õigus, oli turustia. 1910 asutati vabatahtlik tuletõrje. Küsimus oli selles, et Nõmmel oli nagu teada, et kui männimets ja suvilad siin ajal, et kui tuli lahti pääses, siis tuletõrje oli Tallinnas. Selge see, et see tuletõrje siia jõudnud ja kindlustusseltsid keeldusid Nõmme suvilaid kindlustamast, kuna tuletõrjet ei ole. Nii et tehti siis tuletõrje, ehitati esimene pritsikuu siia 1912. aastal paar käsi pritsi siis organiseeriti ja siis mehed siis said ka siin vormid ja muidugi ja siis teavitussüsteem tehti vastavalt siis pasunaga mitu seda signaali anti, siis on teada, et misuguses piirkonnas enam-vähem see tulekahju oli. Ja Nõmme Eakorra Selts seal hakati ka tänavaid planeerimisest, seni olid need suvilad tegelikult ajali metsa all, mingi rajakesed läksid, olid üksikud metsasihid, aga siis hakati tänavaid ka rajama niimoodi, et see tänava
maavõitja Valkenberg rajas siis tänavad ja muidugi ka tollal siis tekkisid niisugused kahinad, et Valkenbergi tegi niisuguse diili, et tema töötasu ei taha, aga sealt, kus tänav läbi läheb, need männid, mis seal maha võetakse, need on tema omad. Ja siis tulid muidugi kaebused, ta rajab kõige paksemast metsast alati seda tänavat läbi, et rohkem seda palki kätte saada, no aga inimesed pole muud. Kõik sellised asjad nagu tänavad. Probleemid on endised. Ja siis muidugi vaadati, et Nõmme allus tollale Saue vallale, aga Saue vallamaja oli, no teate, kui me Pärnu maantelt välja sõita Kanamäe viadukti alt läbi, siis siit poolt minna, Pärnu poole minna, siis vasakult kätt, see maja on alles, aga kujutage ette, kui on vaja mingit passi või mingit asja ajada. Selleks, kuidas siis sinna minna, rongiga Sauele, sealt läks veel 5 kilomeetrit, pidi veel kõmpima või siis hobuvankriga mööda Pärnu maanteed, no päevaka oli nagu läinud, hommikul läksid, õhtul tuli. Ja eriti esimese maailmasõja ajal, kui kõik kaardikauba, tulid ju palju kaardikauba, läksid kaardi peale, petroolium, suhkursoon, jahu läks kaardi peale, kaardi jaotamine oli ju seal Sauel ja probleemid olid ju neil endel suured ja see Nõmme nagu jäi selles mõttes unarusse. Ja teine probleem, mis tollal tuli esimese maailmasõjal, praegult on meil, me räägime Ukraina sõjapõgenikest, nad olid Läti sõjapõgenikud, mis ujutasid sisuliselt terve Eesti üle, sellepärast et Saksa väed jõudsid juba Riia alla ja terve see lätlased põgenesid siis Saksa vägede eest pluss ja Eestisse. Tekkisid jälle need korra hoidmise probleemid ja igasugused, eks sinna tuli igasugust rahvast. Ja siis kõigepealt taotleti, et siis Nõmme saaks omaette valla õigus, aga seda esialgu ei antud, sellepärast et see Nõmme Jääkonna selts, nagu ma rääkisin, olid lihtsalt baltisakslased. Aga see Saksa vaenulik ju hoianud jõudma sakslastega sõditi ja siis ei tahetnud neid õigusi anda ja siis tegelikult Nõmme tuletõrje võttis nagu selle omavalitsuse funktsioonid üle, asutati kõigepealt toitluskomitee, kes hakkas siis seda kaardikaupasid Nõmmel jagama tuletõrje. Ja siis miilitsakomitee, mis siis hakkas siin kord hoidma, sest nendel 2 kordnikust, kes siin olid, kes olid siin palgatud, need ei olnud ilmselgelt siin seda korda hoida ja siis Peeter Suure merekindluse ladudes saadi vintpüsse ja revolvreid, nendega siis relvastati see miilitsakomitee ja siis suudeti siin enam-vähem korda luua ja muuseas Nõmme tuletõrje juba 1916. aastal viis ka komandokeele üle eesti keelele, sest varem ta oli saksakeelne, kui algas esimene maailmasõda, siis oli venekeelne, aga 1916 nagu enamus tuletõrjeid olid ikka eestlased. Siis mindi ja niimoodi, et protokolli raamatud kirjutati niimoodi, et poole lause pealt vene keelest mindi üle eesti keele peale, et tuli see käsk ja niimoodi, et protokolli raamat on niimoodi vene keeles ja säkk hakkab eesti keeles kirjutati lihtsalt edasi, kõik. See aeg lõppes, väga resoluutselt. Ja siis hakati jälle seda vallaõigusi ka uuesti nõudma, aga siis Vene ajutine valitsus 1917 võttis vastu Alevi seaduse. Ja siis hakati Alevit taotlema, millel on natuke laiemad õigused kui lihtsalt vallad ja siis 12. septembril 1917 saigi Nõmme Alevi õigus ja läks siis otse Harju maavalitsuse alluvusse, enam ta ei sõltunud ühest vallast, vaid otse Harju maavalitsuse alluvusse. Aga tollal olid juba need asjad segased, 1917 on need revolutsiooni sündmused, et siin hakkasid ütleme bolševikud võimu võtma siin Nõmmel, aga see Alevi valitsuses oli tegelikult niimoodi, et nad võtsid seal võimu ja niisugused eestimeelsed jõud, need suruti sealt üldse kõrvale ja siin tekkis niisugune väga segane periood, nagu see revolutsiooni aeg oli. Aga siis sakslased olid juba Saaremaa vallutanud ja veebruari alguses siis hakkasid Saksa väed või õieti 23. veebruaril, kui Saksa väed juba mandrile hakkasid Tallinna poole liikuma. Ja 23. veebruari õhtul siis tulid niisugused signaalid, et need lahkuvad punased või bolševikud või enamlased, kuidas me nimetame, on siin juba koostanud nii-öelda musta nimekirja või sõnaga niisugustest ärksamateks tegelastest, kes tuleb arreteerida ja
ära viia või seina äärde panna, nagu tollal kombeks oli. Näiteks Kleeni perekondki oli juba Tallinnasse arreteeritud ja nad küll hiljem pääsesid välja. Ja siis, mis tegi tuletõrje? Tuletõrje selle sama 23. veebruari õhtul panid ühe maha jäetud suvila põlema. Väga ebatuletõrjulik samm. Aga seoses, kuna see oli tulekahju, siis anti üldalarm üle Eesti, üle Nõmme vabandust. Aga käsi pritsi välja ei võetudki, selle asemel võeti peidukohast vintpüssid ja revolvrid ja võeti Nõmmel võim üle lihtsalt. Sinimustvalge lipp heisati Pritsimaale, Nõmme jaamale ja punased löödisid lihtsalt minema. Ja siis järgmisel hommikul, 24. veebruari hommikul, teate, 24. veebruari taheti või oli kavas Eesti Vabariik välja kuulutada, tegelikult 23. Pärnus ta kuulutati välja ja tegelikult 22. üritati teda välja kuulutada ka Haapsalus. Nii et Eesti delegatsioon juba sõitis Haapsalu poole, aga kuskil Kuie mõisa juures tuli teade Haapsalust et Saksa väed on juba Haapsalus ja siis pöörduti tagasi. Sest Haapsalus oli teatavasti esimene Eesti kolk, kindral Ernst Põleri juhtinud ja selle kaitsa oleks seda asja saanud ilusti teha. Ja sellega seoses on veel üks päris naljakas juhtum, selleks selle punased möllasid seal Läänemaal ka ja Oru Räägu mõisa juures olid mingid paar eestimeelset meest kinni võtnud ja viisid nad Palivere jaamad samuti rangi peale ja siis Tallinnasse tribunali. Aga seal olid siis ka juba omakaitse oli formeerunud, Rats omakaitse, see ratsutas ette Palivere jaama ja siis vabastas need mehed ja võttis need punased kinni, viis Haapsalu siis kindral Põdra nii-öelda palvi ette, kes siis kirjeldus on selline, et kindral Põder kivistas need mehed üles, sõimas nad kõik ropult läbi ja andis igale ühele isiklikult vastav ahtimist. Aga mis neist meestest hiljem edasi sai, seda ajalugu vaiki. Ma kardan, et nad neid vist päris lappaks seina äärde siis ka panni pärast seda esimest töötust. No vot, aga kindral Seckendorf siis Saksa vägedel jõudis, oli oma staabis sisse seadnud Saue mõisa. Ja siis eestlased, ma vaatasin, et seda vabariiki välja kuulutada, saatsid oma delegatsiooni, seal oli näiteks tulevane kindral Reik oli seal, Soots, ja läksid siis Saue mõisa nii-öelda läbirääkimist pidama. Nendel niisugune strateegia oli selline, et ärgu Saksa väed praegu veel oodaku natuke, ärgu kohe Tallinnasse sisenegu, sest Reidil on punalaevastik, et need hakkavad suurtükist laskma ja lõhuvad ilusa Saksa linna Talja Reevali ära tähendab. No see pettus läks nagu peale Seckendorfi juures. Aga ennem kui nad sinna Sauele jõudsid, nad pidid Nõmmet läbi sõitma. Nõmmel oli juba võim üle võetud. Delegatsioon oli siis veduli ühe vaguniga, sõitis, peeti siin kinni, et kuhu lähete. Et meil on siin Nõmme tuletõrje vabariik välja kuulutatud, mitte kuskile enam ei lähe. Need olid veel pikad läbirääkimised, kui delegatsioon ikka Sauele läbi juhti. Nii et see, tollal informatsioon ei liikunud, keegi ei teadnud, kes kuskil võimul on. Aga Nõmme oli juba oma vabariigi kehtestatud, ei ole midagi siin. No vot ja siis sakslased juba 24. veebruari juba lõunal siis liikusid need väed läbi Nõmme. Esialgu nad siin Nõmmel midagi kõik siin funktsioneeris edasi enam, alles märtsikuus siis nad panid oma vallavanema kohaliku baltisakslasi Padeniki panid nad siis siin sulgi nii-öelda ja siis. Aga samal ajal siis Nõmmel siis on need tuletõrjujad, kes siin on relvastatud, need peitsid oma vintpüssid ära ja ootasid oma aega, mis novembris 1918 ka tagale jõudis, kui siis Saksamaa kapituleerus, Saksamaa liikusid välja, siis algas see Kaitseliidu moodustamine ja siis olid siin nagu relvad jälle võtta. Ja siis tollal, kui see Nõmme aleviks sai, 1717 ja 18 oli Nõmmel kuskil 5,000 elanikku, aga mõni aasta hiljem, 1926 oli Nõmmel juba 10 000 elanikku. Nõmme oli kõige kiiremini kasvav asum ja 1926 oli ta Eesti kõige suurem alev.
üldse. Ja Vabariigi Valitsusel seal tekkisid juba mõtted, et vaata Alevi maksubaas ei võimalda seda kohalikku omavalitsust arendada. Et tuleb suuremad Alevit linnaks teha. Niimoodi, et 25. aastal tuligi pakkumine siis Nõmme, Põltsamaa, Jõhvi, Türi, Tapa, Tõrva ja Otepää. Neile tehti see ettepanek, et kaaluda linnaks saamist. Otepää seal venitas, tal oli seal mingi gümnaasiumi ehitus pooleli ja nad tahtsid veel liidult raha saada, et see oma rahadega ei jõua ehitada, nii et Otepää jõudis linnani alles 10 aastat hiljem. Jõhvi hääletas üldse maha, tema linnaks saada ei taha. Jõhvi sai siis 38, kui jõudus see linnaseadus. Aga ülejäänud siis võtsid vastu, nii et teised said juba siin 26. aasta siis juba kevadsuvel juba linnadeks, aga Nõmme nagu võttis see asi aega. Küsimus oli selles, et tollal kehtis Eesti Vabariigis tegelikult 1892. aastat Tsaari-Venemaa linnaseadus, oma linnaseadust veel ei olnud. See tuli 38, üldse need seadusloome oli selline, et mõned paljud seadused kehtisid terve tsaariaegselt Eesti Vabariigi lõpuni. Need taskusi võeti vastu, aga käisid nii-öelda küll, sest tsaari riiki loeti ikka õigusriigiks, erinevalt sellest, mis seal pärast tuli. Eraomad oli püha ja see oli aluseks. Ja see linnaseadus nägi ette, et üks Alev saab linnaks kaks võimalust, kas 2/3 maja omanikke on selle poolt või siis valitsuse otsusega. Aga Nõmmel läks asi hääletuseks ja maja omanikud nagu kõhklesid, et see maksukoormus kasvab, et kes seda maksma, ka maja omanikud. Üürnikud ja niisugused rendikundi valdajad, need olid poolt ja see hääletus läks nabilt küll linna poolt, aga üldiselt nibi-nabi. Ja siis tuli otsustada need Vabariigi valitsuse otsusega siis tuli teha. Näiteks Otepää hiljem sai ikka see teise, sai ikka see, et 2/3 maja omanik oli poolt, aga Nõmmel läks siis sedapidi. Ja huvitaval kombel Nõmme, kõigepealt, kus see seadus kõigepealt, et kehtestati see 1892. aasta linnaseadus, aga teiseks, mis alusel siis Nõmme linnaks sai ja tuli välja, et Tsaari-Venemaa seisuste seadus, mis on eriti kummaline, sest 1919 ajutine valitsus oli seislusel likvideeritud. Aga küsimus oli selles, et kui mingi asum sai linnaks, siis selle asumi maja omanikud, mis valdavalt Eestis oli ju talupojad, tõusid kodaniku seisuses. Selles, kui maja omanikud olid linnas. Nad ei olnud enam talupojad ja selle tõttu tuli rakendada seisuste seaduses. Nõmme majaomanikud said kõik kodanikeks, sinna kodanikeks. Nad ei olnud enam talupojad, kui seisusid enam ei olnud. See paradoksaalne on see segane ülemineku periood. Ja Nõmmel oli nagu ma ütlesin, siin oli 10 000 elanikku ja siis ta hakkas arenema, et 1940 oli Nõmmel ju 22 000 elanikku. Näiteks Nõmme oli 5. suuruselt linn 40. aastal, siis Tallinna, Tartu, Narva ja Pärnu ja tegelikult hakkas juba 4. kohal, hakkas Pärnust juba ette minema. Sest elanike kasv oli väga suur, väga kiire. Ja 1938, nagu ütlesin, kehtestati Eesti oma linnaseadus, mille järgi linnad jaotati kategooriatesse. Tallinn pealinn, esimese kategooria linn oli Tartu ja siis tuli teise kategooria linnad Narva, Rakvere, Nõmme, Pärnu, Viljandi ja Valga. Ja ülejäänud oli 3. kategooria linnad, näiteks Haapsalu ja Võru, kes on ka maakonnakeskused ja Paid ja need olid 3. kategooria linnad, nad olid kategooria madalamal kui Nõmme. Ja seoses sellega 30 aastate lõpus tekkis idee, et Nõmme muuta maakonna linnaks. Tallinn on pealinn, Harjumaa keskus on Nõmme. Ja juba paljud Nõmme või Tallinna või Harjumaa seltsid, näiteks Tuletõrje brigaadi keskus tuli Nõmmele. Nii et paljud Harjumaa seltside peakorterid juba kolisid Nõmme. Väljatud Kaitseliit allus Tallinna, sest see oli üks üksus Tallinn.
Tallinn ja Nõmme loeti nagu Tallinna selliseks tagamaaks. Näiteks siinsamas üle lähete Elsa restorani, nüüd lähete siin Elsa restorani keldris oli Eesti Raudtee etalonkelder. See kelder on seal alles, mis hoiavad seal toiduained. Nii et terve Eesti Raudtee töötas selle Nõmmel olema etalonkelder. See ei pandud Balti jaama, vaid pandi Nõmme jaama. Oluliselt sõja korral oleks Nõmme nagu olnud selle jaama nagu talva. Ja seetõttu ka Nõmme Kaitseliit oli siis Tallinna maleva osa, mitte Harjumaa maleva osa, siis Nõmme maleva. Nii et seda plaanid olid. No seoses sellega on natuke kummalisi asju, oli allus ka Nõmme siis Tallinna garnisoni ülem, sõjaväelised Nõmme. Ja Tallinna garnisoni ülem, Nõmme oli niisugune väljasõidu ja puhkuse koht jäi 30 aastateks. Plaan oli umbes niimoodi, et 2/3 nõmmelasi käisid Tallinnas tööl, liiklus oli väga hea. Ja siis Tallinna omad käisid Nõmmel kõik kummeldamas. Nõmme jaama ümber oli 8 restorani, kohad, ja eks neid restorane oli igasuguseid. Oli siis, kus kuulutati, et niisugused kahemõttelised kuulutused, et saadavad soojad kabinetid ja restoran Tokyo, et on geishade teenindus on võimalik, kuidas seda tõlgendada, otse ei öeldud, aga arvata või. Ja seetõttu Tallinna garnisoni ülem andis iga aasta välja käskkirja. Missugesse söögi või joogi kohta võib Eesti sõjaväelane ilmuda vormis, aga missuguse ta ei tohtinud iialgi vormi ilmuda. Nii et selle järgi saab teha kategooria, missugused need Nõmme kõlsi tasemed olid. Aga vaatad nimekirja, sinna ei tohtinud, selge see oli kahtlane koht. Vaat sinna tohib, see oli kõige peenem oli Maksim, mis on kinomaja all, kus käisid. Ja siis talve ajal oli siin vastas ja nüüd on see peenem, kus Rotary klubi käis koos. Muud sellises Rotary klubi oli ka. Vabariigi ajal loodi Eestis 3 Rotary klubi, kõigepealt Tallinn, siis Tartu ja 3. oli Nõmme. Rohkem ei jõutud. Ja 40 hakati tegema Viljandi omaga, ennem tuli uus võim vahele. No nii ja siis oligi 1940. aasta. Eesti kaotas iseseisvuse ja nagu arvata võib, Nõmme oli suhteliselt väike kodanik piirkond, kus uuel võimul erilist tuge ei olnud. Selge see, et see tuli niimoodi tunduvalt proletaarsema Tallinna külge liita, et see elimineerida siin. Nõmmel oli ka, ma rääkisin siin Nõmme Kaitseliidust, aga Nõmmel oli ka oma garnison täiesti olemas, nii et pioneeripataljon oli Hiiul. Seal, kus praegu need elamud on seal Hiiu suurtükk ja siis Vääna tänava nõudal olid pioneeripataljonid kasanud. Et Hiiul oli siukene väeosa ja võib-olla see pioneeripataljon, üks saab pööritöödega tegeleda, aga pioneeripataljon oli tegelikult kõige võimsam väeüksus Eesti Vabariigis, sest tema haldas massihävitusrelva, see oli T-kompanii, nii et tal oli päris suur hübriidivarud olid ja need muidu oldi Nõmme. Kujutage ette, kui praegu tuleks mingi teadse Nõmme sõjagaasi ladud. Nad olla ei teadnud sellest mitte keegi, seal tehtigi sõjagaasi. Ja täideti mürske, gaasimürske, need kõik oli seal olemas seal Nõmme väikse jaama ja seal olid ka. Seal olid ka laskemoona laod või aidad, nagu tolle nimetati. Ja selle aidaga oli ka mulle teate see Hiiu restoran Hiiu või Hiiu blokk, nagu te kutsute, mis praegu ka töötab. Nimelt oli niisugune seadus, et see nii-öelda laskuna lao viimasest seinast kuni restorani ukseni peab olema vähemalt 500 meetrit, muidu ei ole. Ja siis tuli hakati tänne garnisoni ülem ütles, et kuulge, seal vist on vähem, et see restoran tuleb kinni panna, aga siis restorani omanik palkas maamõõtja, kes mõõtis välja, et 503 meetrit on see maa. Ma ei tea, kui palju neid lõunasööke see maksma läks, aga restoran ei tööle. Et siuksed finessid siin Nõmme ajast, aga
ja kui 40. aastal siis Nõmme likvideeriti, siis ta sai Tallinna linna Nõmme osaks, kõigepealt ka Saksa okupatsiooni all muuseas oli Tallinnal oli ülemlinnapea ja siis kellega allus siis Nõmme linnapea, isegi linnapea nimeline isik oli siin Nõmme täitsa olemas. Aga siis 45 siis moodustati Tallinn rajoneeriti ja siis tuli siis Tallinna linna Nõmme rajoon, mis eksisteeris 56. aastani, see oli tegelikult palju suurem kui praegu Nõmme, see oli Tondi oli ragukohas Nõmme rajooni alla ja siis hiljem see uued siis nimetati kesklinna rajooniks, siis keskrajooniks ja siis lõpuks Lenini rajooniks. Ja siis kui see uus rajoneerimine oli siis osa Nõmmesse vana Mustamäe selleks oktoobri rajooni jätt, mis olid selleks. Ja nagu te teate, Nõmme oli siis Tallinna olid siis, eks oli Lenina rajoon lõpuks ja oli Kalinini rajoon. Aga sinna nali oli selles, et tegelikult oli veel üks nimeline rajoon, nimelt mererajoon. Ainervil mere. See oli tollaline nali, kes sellest aru saab, tähendab sõjaroimal mere. Nimeline rajoon oli ka Tallinnas täitsa olemas. Niimoodi. No ja siis juba 90. aastal siis tuli see Nõmme linnaosa, siis Vana-Mustamäe liideti uuesti Nõmmega kaasa, siis nii ta siin praegu on. Ja noh, Nõmmel, nagu ma ütlesin, ega erilist, nagu ma ütlesin juba, et ta on erilist tööstust ega proletariaat ei olnud, vaid niisugused väike töökojad põhiliselt. Muidugi kõige suurem ettevõte oli Silikaat, muidugi, mis tegi Silikaat tellistas. Seda maavara liiva oli Nõmmel küllalt, milleks oli ja siis kõigepealt oli Silikaadi tehas, hiljem tuli siis ka kvartsi tehas 30 aastat, 22 Silikaati oli tellist, muuseas see Nõmme jaam on ka Silikaadi kohalikust tellistest tehtud, kohalik ehitusmaterjal. Kõige suuremad ehitused oli Nõmme gümnaasium, kus oli 200 000 tellist, mis oli siis kohalikust tellisest ja neid hooneid on siin veel, mis siin on. Ja siis niisugused väiksed ehitusmaterjalid. Tööstused nagu liivabetoon, mis tegi kaevurõngaid, sellepärast, et see oli ka Nõmmel väga vajalik tollal oli. Algselt oli Nõmmel salvkaevud põhiliselt ja hiljem siis hakati 23. hakati siis neid puurkaevudega veekorustikku rajama. Ja siis ka elektrivektor 1919 siis asutati esimene siis siinsamas Sõõringu kohviku kõrval on see hoone vallas, kus oli Krauti elektrijaam oli esimene, mis siia tehti. No see elektrifitseeris selle jaama ümbrus, ega siia palju võimsust tal ei olnud. Aga siis 1923 valmis Ellamaa elektrijaam. Ja see elektrijaama siis tõmmati siis juba elektriliinid ka Nõmmeni ja muuseas tänu sellele Ellamaa elektrile ka siis see elektriraudtee elektrifitseeriti, et Ellamaa mis elektrit 2 korda odavamalt kui Tallinna elektrijaam. Nii et see töötas siis põlevkivi peale, aga Ellamaa siis turgi peale, oli pool odavam. Siis läks ka lahti see Nõmme elektrifitseerimine ka. No see odav elektri tuli siia kohta. Ja muidugi no vot ja selle elektrifitseerimise oli ka seda, et siin kõlvatu konkurents tekkis selle tõttu, et Tallinn üritas, Tallinn oli üks kallimat elektrit, üritas igati seda Ellamaa elektrit kõrvale tõrjuda, ei lubanud, et liin tuli tõmmata Tallinnani välja, et selle elektriraudteed teha. Ja Tallinna linn ei lubanud oma linnamaale seda elektriraudteed teha. Ja siis tõmmati liin mööda raudtee äärt, tähendab riigimaa peal tuli elektriliin tõmmata. Nii et niisugused probleemid olid, teine siukene oli näiteks bussiliini rajamine. Bussiliiniga oli ka see asi, et raudtee muidugi võitles vastu, et tema võitakse ära tema nii-öelda sõitjad. Ja siis oli siin, kui Nõmme lõppes ja Tallinn algas, oli tükk riigimaad. Ja siis ta saavutas seda, et buss ei tohi läbi selle riigimaa sõita. Ja mis siis, aga seal kõrval oli Silikaadi tehas. Ja siis bussiliini omanik leppis Silikaadi omanikuga kokku ja see bussiliin siis keeras sealt ennem ära, sõitis läbi Silikaadi hoovi ja tuli siis jälle Pärnu maantele tagasi ja seda teed hakati Jonni kuni teeks nimetama. Nii et niisugused kõrvalvõimjad.
no vaat, sihuke väga kiire. Siis kui ma vaatan siin Elle poole, Elle kindlasti räägib, et Nõmme on seotud 2 Eesti riigivanemat, Juhan Kukk muidugi kõige tuntum, kes on, kui te lähete sinna kõrvale Elsasse, seal on see laud, kus Juhan Kukk olevat Eesti iseseisvusmanifesti kirjutanud, et see laud on siin Nõmme jaamas täitsa olemas, ma ei tea, te vist lähete sinna pika laua taha või olete siin. Lähete pika laua taha, siis selle laua peal väga võimalikult on veel Juhan Kukke kinniplekid veel kuskil seal ilmselt. Ja Arno Pirk on teine Nõmmel, kes oli küll jälle teistpidi kõige lühema staažiga riigivanem, vist oli 3 päeva või ongi. Peaaegu 3 päeva, kes elas ka Nõmmel, kes oli Nõmmele maja, mõlemate Nõmme majad on alles. Nii et siuksed 2 meest. Nõmme sõnumitesse Pirgi väike artikkel oli sisse. Aado Pirgi oli 140. Tema oli muidugi väga vastuolulise elulooga mees. Tema on see Pirgi Aad, see on omaette peatükk Eesti diplomaatia ajaloost. Et kuidas ta sattus selle Vene operatsioon Trusti siis hammasrataste vahele. Hiljem ta loobus täiesti poliitikast, oli õigeusu kiriku tegelane ja muidugi 40. aastal mõlemad meie riigivanemad siis arreteeriti ja nende autole praktiliselt praegu ei tea paraku. Sealt on piiri mõlemad. No muidugi Nõmmel oli ka väga teisi tuntuid teges, näiteks kindral Rullos Reimann, kindralmajor, kellel õnnestus siiski ellu jääda ja ta suri 46 ja minu kalmistule vaadata. Üks pääseid Eesti kindralid, kes on kodumaa mullas, vabaduslisti üks kavalet oli varustusvaldus üle vabadust. Siis niisugune Richard Tomberg, niisugune võrdlemisi vastuoluline Eesti kindral, kes ka pääses. Oli hiljem sõjakoolis, aga muidugi see sõjad siiski ka arreteeriti, aga ta tuli siiski eluga tagasi. Siuksed 2 kindralit on siin Nõmmega seotud, eks neid kolonele oli siin Kattai näiteks ja Haljast ja muidugi pioneerpataljoni ülem ja neid ohvitsere oli siin palju. Ma tean selle Kattai kohta ma olen kuulnud, oli niimoodi sõjakoolis ja siis üks naaber mulle, kes seal kõrval oli, rääkis, et hommikul tuli see Tensik tuli ratsa ja teine hobune oli siis suiselt pidi kõrval. Sõitis värava ette, siis istus hobuses koos otsutasid sõjakooli. Ei tuldud autoga pärast. Rats hobusega pidi tööd. Ajad on muutunud ära. Niimoodi, aga ma ei tea, ma nüüd räägin, kas on küsimusi, ma äkki vaataksime ekspositsiooni ka. Mul oleks küll üks küsimus. Selle, on Nõmmel see linna taastamise, Jaa, kui Eesti Vabariik taastati, siis isegi siuke organisatsioon oli nagu Nõmme linna taastav kogu, kus olid igasugused Nõmme organisatsioonid, oli 2 esindajad, nii et minagi olen selle organisatsiooni liige olnud. Aga küsimus oli milles? Kõige rohkem imelikult öeldi, et kui Nõmme eraldub Tallinnast, siis Tallinn on jäädavalt kadutud, teate küll kuhu. Ja selle nahka see läks, et me oleme, ütleme nii, et me oleme Tallinna painutpaablik, siis on jah, see Nõmme on ikkagi, ütleme, Eesti linn, aga me siin kõrval on mitu siuksed, nii ja naa linna, eks. Ja see on Nõmmele saatuslikult olnud. Muidu see nimi-nabil juba hakkas niimoodi, aga siis ütles, ma ei sina tehti, jäävad need võimule seal. Praegu on ju 37 000. Ja kuskil läheb aga see on Eesti. No ja Nõmmel, kui ütlesin 40 oli 22 000, aga muuseas, kui Hitler kutsus oma kaasmaalasi ära, siis Nõmmelt läks 1000. Nõmmel oli väga suur sakslaste diasporaa. Siin oli oma saksa algkool oli, siin näete, saksa algkooli tunnistus on mul. Nii et siin Nõmmel läks ja muidugi Nõmmel oli ka väga palju vene emigrante. Ja miks pärast? Sellepärast,
Tartu rahuga ei tohtinud venelased oma niisuguse emigrantide organisatsioon ei tohtinud Tallinnas asutada. Asutasid need kõik Nõmmes. Nii et siin oli päris palju ka Nõmme, Nõmmes õigeusu Johannese kirik oli see nagu keskuseks ja siis. Nii et siin oli neid niisugisi nii valge emigrante kui sakslasi oli neid päris palju. Mul on küll küsimus. Keegi veel tuleb. Mõni on veel tuleb. Ei, mida on siin ja niisugune peab olema. Ma jätsin ennast olema. Nii, Ma küsiksin, kui jälle see väga huvitav Nõmme aedlinn ja kuuratlinn ütleks ka, tekkis jälle, et sellega koos on ilmselt jõukad inimesed on ehitanud neid maju. Kas sa räägiksid midagi arhitektuuri teemal? Kas need olid kohalikud arhitektid, sakslased arhitektid või Peterburist ja midagi huvitavat siin? No vaata need, mis saari ajal tehti, ega selle kohta erilist mingit materjale ei ole, aga muidugi 20. 30. on siin väga tuntud arhitektid. Kuusik on siia ju mitmed maju käinud, Artur Berna näiteks, Vendach ja Velbri ja niisugune, et siin on päris paljude arhitekti. No olid ikka tellijad. No Puurmann näiteks Kukemaja, Puurmanni, eks ju, projekteeritud, need olid rikkad tellijad ja siin said tipparhitektit said siin tööd. Meil muuseas päris hiljuti jõudis siia muuseumisse Nõmmel oli 3 linnaarhitekti, kõigepealt oli Robert Natus, siis oli Friedrich Vendach ja lõpuks oli Albert Kukkur. Albert Kukkurit ma olen isiklikult isegi näinud ja rääkinud ta. Elas üle 90 aasta. Ja Vendachi arhiiv jõudis meile. Nii et sellest enamuse ma lasin edasi saata või kutsusin arhitektuurimuuseumi inimesed, projektid ja kõik viidi sinna, aga mõningad asjad seal ühes vitriinis on. No Velbri oli või Vendach oli ka selline, kes 51. arreteeriti, sai 25+5, aga õnneks ta jõudis vuntsidega mees ära suura, nii et ta sai ka varem välja. Aga väga huvitav oli tema tööraamat, see on viimane sissekanne, vallandatud, see on vist mai 1951, vallandatud kui tööle mitte ilmunud. See, kui sa patareis oled, ei saa enam tööle ilmunud. Niisugune humoristlik, aga väga traagiline. Ja, aga kus see maja on, mis omal ajal anti Käbinile elamisel? No see on Vabaduspuiestee ääres, jah. Mis selle aadress on? See on Kaare ja Vabaduspuiestee nurga peal, ma praktiliselt ei tea. Kaare 10 oli, kus Rüütelas. Ja Rüütelas selle maja taga. Selle taga, jah. See on seal lähedal, see number, kuskil ligi lähedal. Rüütel oli jah Nõmmel. Muuseas, mul on õnnestunud, kui Rüütel on juba ametist vaba, siis tal on seal kontor seal Kadriorus, siis ma leppisin kokku ja käisin Rüütel külas, kinkisin talle Nõmme raamatut ja me jõime kohvi ja vestlesime seal ka kui Nõmme talle. Ja ta oli väga viisakalt võttis vastu ja kõik. Mul on üks viktoriini küsimus ja see või Leho pärast ei maksa öelda, teised vist, et Harjumaa on üldiselt tasane kant, aga mõningad kõrgemad kohad ikka on. Ja Aegliidu ja mis seal on, Vodasoo kant ja. Aga kes oskab öelda, mis on Harjumaa, see on nüüd loodusest, mis on Harjumaa kõige kõrgem punkt? See asub Nõmmel. Kes veel teab? Mina teadsin, et see on Tallinna kõrgem punkt, aga et see Harjumaa kõrgem punkt. See on kõrgem kui Aegliidu kõik ja. No ütle ära. Ei, see on Pääsküla prügilast tekkinud mägi, see on mingi 130 meetrit merepinnas. Vanakas on vist järgmine. Kes teab, mis on Vanakas? Ühtemoodi, jah. Muidu see Mustamäe serv ja Lasnamäe serv ja Toompea
ja Viimsi see kõrge koht, nad on enam-vähem ühesugused kuskil 60 meetri peal. Aga see on seal 130. Minge käige, vaadake. Ei ole 130, 63,5 meetrit. On või? Kõige kõrgem tipp või? See jah, kõrge pea jah. Prügimägi? Ei, Prügimägi, ma mõtlen ikka looduslikult. Ei jah. Prügimägi jaa. Prügimägi on üle 100 kõvasti. No see on teine. Ma ei tea, miks sellest ei ole tehtud veel suusakeskus. No seal alguses oli probleemis see, et seal oli ikka need soojuslikud protsessid seal möll. Sealt vist võetakse praegu ka gaasi. Ja, et kui see niimoodi maha rahuneb, siis saab. Võib-olla veidi Nõmme lennuväljast või lennuvälja kaasa. No jah, see Nõmme generaalplaan, mille muuseas koostaski Robert Natus ja Karl Puhvel, maaomanikud ja siis. Ja seal olid igasugused plaanid. Nõmmel oli aerodroom tulema ja tegelikult Nõmme keskus pidi tulema Hiiule, Hiiu jaam pidi tulema peajaamaks, Hiiu tänava peatänavaks ja Hiiu tänava vabaka nurgale, siin tuleb Nõmme raekoda, mida te seal seina peal näete. Johan Kudevita oli selle projekti autor, see on tema Tallinna Tehnikumi diplomitööna valmis tema pojaga käest. Seega siia on jõudnud, et see raekoda pidi tulema. Aga siis oli asi selles, et vennad Kahlod, kes on seal Nõmme keskus, niinimetatud Kahlo pilvelõhkujad ehitasid, need üürisid väga kasulikult linnavalitsusele, need hooned välja, seal rahast raiskama. Nii et ikka üks linn planeerib, raha paneb asjad paika, ja see on igal ajal niimoodi paraku olnud, nii et jäi see keskus väga, need tänavad kontsentrised on seal näha ju, see on nagu Nõmme keskus. Ja muuseas botaaniline park pidi ka Nõmmel olema, loomaaed, botaanikaaed, kalmistu veel sinna, uus kalmistu, nii et üks igasugused plaanid, sest tegelikult Rahumäe kalmistu ei kuulus Nõmmel. See oli Tallinna koguduste kalmistu. Liiva kalmistu kuulub ka Nõmme. Ja nüüd on Nõmmel kõige rohkem kalmistu, 3 kalmistut on Nõmmel, Rahumäe on ainult Nõmme oma. Muuseas, Rahumäe ja kõik Tallinna kalmistul on Kadrioru park. Nad alluvad Kadrioru pargile, nii et ma küsisin Kadrioru pargis, et juhad, et kas tuleks siis Rahumäe kalmistule ka purskkaevu panna äkki, et ta ikka niimoodi Rahumäe kalmist mõõdu või Kadrioru pargi mõõdu välja annab. Nii et kuidagi kummaliselt jah oli. Kunagi oli see Tallinna kalmistute peadirektor oli härra Taevas, ta nimi oli, aga ta sealt vist mingite jamadudest löödi minema ja siis nüüd on see nii et jah, see Rahumäe kalmist on tegelikult Tallinna koguduste kalmist. Nõmmel on Hiiul on oma kalmist, see on siis Hiiu rahukoguduse või Nõmme rahukoguduse ja siis Püha Johannese siis ühine kalmist on seal. Aga see on praktiliselt täis maailmalt. Ja Liiva kalmistul anti 30 aasta lõpus Nõmme linnale üks tükk, näiteks Nõmme esimene linnapea Alfred Lukin on Liiva kalmistul. Ja teine linnapea on Hiiu kalmistule Johannes Lindemann. Ja viimane linnapea on maetud Loksa lähedal või Kalbenõmme erakalmistule. Tema 6. augustil 1940 lõpetas elu enne seda, nagu hakkasid kutsed tulema, teate küll kuhu. Ta oli seal Isamaa oli Kaitseliidu liige, Isamaa liidu liige, selge see, oleks läinud ja ühesõnaga päästis perekond jäi mu tema pojaga oli meil väga tihendad suhted, ta oli meie seltsi auliige pärast Kalju Ojaveski. Ja need Ojaveskide perekond huvitav oli Loksa lähedalt seal ja selle Ilumäe kabelis on nende perekonna vaht, need olid Müblenbachid oli enne Eestistamist, need olid vaba talupojad ja neil oli oma vapp ja seal kabeli sees on nende perekonna vapp ka, nii et see oli Rootsi ajal saanud sellise vaba talupoja staatus. Ilmselt need ranna omad said seal nende teenijate. Hiljem nad muidugi vedasid piiritust üle koos. Mereäärsed inimesed on ikka kuidagi teistmoodi Tallinnal. Oli juttu seisustest ja talupoja seisust ja saklastest. Mis kandi talupojad võisid siis Nõmmelt
krunte nii-öelda rentida. Kas need olid, ütleme, Harju ja Virumaa või neid oli siis juba rohkem teistest? No tegelikult ega Nõmmel väga paljud rentisid ikka need Tallinna inimesed siiski. No baltisaksed, Kleen jaotaski niimoodi, et kõigepealt oli see Vana-Nõmme, see on sealpool raudteed, kus olid siis põhiliselt baltisaksed. Siis Uus-Nõmme, mis oli siinpool, kus olid siis eestlased ja kadakad, no, kes üritasid saksa keelt rääkida, no praegult on jälle mingi kategooria, kes üritavad räägis inglise keelt rääkida, aga nad rääkisid saksa keelt. Ja siis oli see vaesem kiht oli siis siit Hiiu poole ja seda nimetati Kanakülaks, kuna seal kasvatati loomi, kuked kiresid ja muuseas praegu kui Nõmmel ringi käite järjest rohkem kuuleb kukkede kiremist, on hakatud kannu uuesti pidama. Kuigi seaduse järgi kukke ei tohi sul olla, sest naaber võib kaevatada hommikul kella 4 siis naabri kukk sind üles saada. Muuseas looma pidamine keelati Nõmmel 59. aastal ära, enne seda oli sigu, ma tean, kus ma praegu elad seal Mängu tänavad ja ka kuulis siga peetud peale sõna. Siis keelati sea ja lehma pidamine ära, hobune võis olla veel ja lammas, kitsi võis jah pidada. No jänes, seda ei peetud. Muuseas, tol ajal peeti väga täpselt arvestus. Näiteks on olemas arhiivimaterjal, mitu marja põõsast number oli, kõik loendati üle, loendajad käisid üle, palju loomivuid, palju õunapuid, ma ei tea, ma vist oma ajalooraamadus on need üles maininud, et see on väga täpne statistika, mis Nõmmel oli, mis loomad, kõik oli. Kui 60-ndatel oli see Sisaski tänava kandis, seal olevast loomad. Kas teid ikka peeti vaikselt? No kuskil ma mäletan, kui ma olin 60. aastal, ma olin telekas, kuskil oli mingisugune, see isegi jõudis telekas, et kesklinnal oli kellegi vannitoas siga. Mingisugune jama avastati, see jõudis isegi tollaegsesse Eesti televisioon, informatsioon. Muidugi peeti, kes seal ikka oli saanud, kuskil Raba-Servas vaates. Ja kitse ma mäletan ise siin raudtee ääres valge kits, see juba lapsu. Keegi peas on kitse. Oli täiesti olemas. Ja ka kanad olid meilgi siin. See talv enam üle ei pea, aga eelmine suvi olid isegi meil kanad oli. 5 kana, lastel oli sama lõbu. Kukke küll ei riskinud vanta igaks, kuigi 2 kukke oli naabuses kirjas. Aga muuseas, mis loomadesse puutub, ma olen oma aias, siin Rahumäel, oravatest ja siilidest ja ka vant on muidugi olemas täitsa, aga olen näinud metsnugist mitu korda. Siis ükskord jalutas rebane meie aiast läbi. Ja kanakulli olen näinud puu otsas. Ja väga haruldane oli nädal aega tagasi oli mul söögimajas oli hallra näiteks. Leevikesed, tihased, metslindid ja metsa. Ja muuseas rebast on Rahumäe kalmistul, on ka lapsel. Ja jänest olen ma ise mitu korda Rahumäe kalmistul. Ja muide, nüüd tuli see uus Nõmmega lenne. Seal on pilte rebastest. Jaa, rebased sealt sanatooriumi aias. Ja rebase pojad, jah. Ja inimene võtab loomade elupaigad ära, mis loomad üle, tuleb linna. Karu on siin juba olnud, Ilves jooksis mööda kesklinna ringi. Mis sa teed siis? Ja muidugi metskitse on siin liigub ka Nõmmel ja põtra raadus. Vast on kõik loomad meil olemas. Need siuksed asjad on. Need jah. Aga huvitav, ma praegu just arvestasin, see Kultuurilise majandusmaja on tõestati 114 aastat Kleeni või edasi. Aga mis maja? Kus ma edasi pidime, 114 aastat tagasi Kleeni osteti. Aga miks mitte? Kleeni oli. No, see on huvitav. Ja saadame mulle jah. Need on, mul üks dokument on, mul on ka üks rendileping Kleeniga. Muuseas Kleen kirjutas väga grammatiliselt ilusaks eesti keeles. Mul on tema leping, ma olen näinud, mis ta on eesti keeles kirjutanud.
ja tema kirjutas eesti keeles mikspärast. 1914 keelati ära saksa keele kasutamine. Aga Klein, kes vaat nii palju on neile vene keeles kirjutas, eesti keeles. Ja täiesti grammantiliselt ilusat eesti keel ja oma kinki ta teate, kuidas pani. Nikolai von Klein, Nõmme omanik. Siukest kiitlit ei ole mitte kellegi teise, Nõmme omanik. Tema oli Nõmme omanik. Kuigi jah, maareformiga läksid ta kõik need ära. Ta muuseas oma testamendiga ta pärandas kõik oma maad Nõmme omavalitsusele, aga Vabariigi valitsus ei tunnistanud seda testamenti, rabas ikka kõik endaga. Noh, nii nagu ikka. Protestimised olid veel 30 aastate keskvajad. Osa sai siin Klein tagasi ja seal oli ka selline keerulised need. Kleini elu lõpupäevast võib olla. No Klein 1918 nad läksid ära, kuna 1917 vahepeal arreteeriti koos poja Manfretiga. Ja siis nad ei julge enam siin olla, Saksa okupatsioon läksid Saksamaale ja siis olid tõotatud maa Brasiilia, kus on Viimajõed ja Kudrumäed. Sinna tuleb minna, seal alustab mõttelu, aga paraku ei olnud Viimajõed ega Kudrumäed, see oli väga karm see ja ta lihtsalt ta tervis ütles üles ja vana mees juba, see oli noor mees. Aga praegu elab kuskil 80 tema järeltulijatel Brasiilias ja Saksamaal. Mina olen isiklikult näinud Luikas Lebernak, kes oli tema poja Manfredi tütar, 1916 sündis Kleini lossis. Ta tuli 89, tuli esimest korda Eestisse, me saime kokku, ta rääkis täiesti puhast eesti keelt. Nende lapsehoidja Leena läks koos nendega Brasiiliasse kaasa, kes rääkis elu lõpuni lastega, ainult eesti keelt, õppida mingit muud keelt ära ja kõik lapsed oskasid eesti keelt. Ja üks tema hilisem siis selle Lutkardi juba järeltulijatest, kes oli seda Leenat ka niimoodi lapsena näinud, aga enne selle surma ja siis me siin saime kokku, ta vaatas mulle otsa, võttis mul nöölist kinni, ütles sees siiru-kiiru, et kulla karvaline. Et see on ainuke asi, mis mul Leenalt meelde jääb. Leena oli neid mõistatusi ja vanasõna lastele. Nii et siukene asi. Ja muuseas Balti sakslaste peenkomme praegu Saksamaal oli niimoodi kadakad tahtsid saksa keelt, ja Balti sakslaste peenkomme on eesti keelt. Ja tegelikult nende Balti sakslaste paljude esimene keel, mida selleks õpid olid eesti keel, sellepärast teenijad, eks ju, lapsehoidjad, küla seal teised lapsed, nad õppisid eesti keele ja mäng väga keelus ja selgeks. Nad rääkisid kõik eesti keelt. Ja nüüd Klein kirjutas eesti keeles. Salme. Et tänu Kleinile me on olnud seal Nõmme, ega midagi lööda, kuna siin oleks teine Lasnamäe muidu, kui nagu Klein oleks siin seda ajateina arengut tegema hakanud. Tema mälestusmärk on siin Nõmme turu juures, näete selle miinimum, Siamele Simpsoni, siis tähendab see on iga aasta, siis Nõmme linna aastapäeva antakse, kes on seda aasta silma paistnud Nõmme arendanud, siis antakse seda kuju enne 12. See on üks on see Nõmme Jaagule seltsi. Ja teine, see originaal, mis see konkurss oli, siis ta esitas selle ja muuseas, ma olin ise selles komisjonis, see oli täiesti ühehäälselt. Tavaliselt niisugustes konkursil minnakse lõhki kaklema, aga see on mingit kaklust, kõik ütlesid, et see on kõige parem ja nii me läksid. Need muuseas, need teised kavandid on seal kapi otsas, võite vaadata. Muuseas, ma näitan üks väga huvitav eksponaat, mis kindlasti räägib praegu. Veel aeg on korraks üles vaadata.